Armsad sõbrad, kätte on jõudnud advendiaja 3. pühapäev, jõulud on ligidal. Te näete, et ka meie kodu on juba jõuludeks tasapisi kaunistumas. Oleme toonud tuppa kuuse. Siin Ameerikas, kus me praegu elame, on kombeks tuua jõulukuusk tuppa juba õige varakult. Meie päris nii varajased ei ole, aga tegime seda siiski möödunud nädalal. Sest et jõulud on ligidal. Ja sellest annab tunnistust ka advendiaja 3. pühapäeva vana kiriklik nimetus Gaudete, rõõmustage või olge rõõmsad. See nimetus on võetud apostel Pauluse kirjast Filiplastele, kus öeldakse nõnda. Olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on ligidal. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nii seisab apostel Pauluse kirjas Filiplastele 4. peatükis salmides 4-7. Ja mõnes traditsioonis, täpsemalt Rooma ja Lõuna-Euroopa traditsioonis, on selle teksti puhul tegemist advendiaja 3. pühapäeva vanakirikliku epistliga. Seda loeti või loetakse nendes kogudustes, mis järgivad vanemat traditsiooni just sellel pühapäeval. Meie traditsioonis, luterlikus või Põhja-Euroopa traditsioonis on see epistel nihutatud aga enamasti ühe pühapäeva võrra edasi, jõuludele eelnevale ehk advendiaja 4. pühapäevale, selleks et rõhutada veelgi enam jõulupühade, issanda sündimise püha lähedust ja sellega kaasnevat rõõmu. Aga muidugi ei kutsu apostel meid rõõmustama siin mitte eeskätt sellepärast, et lähenemas on jõulupüha. Apostel Paulus ei teadnudki veel midagi nendest jõulutraditsioonidest, mis on meile aastasadade jooksul nii harjumuspäraseks saanud. See ei tähenda, et jõulude pidamine oleks kuidagi vastuolus apostel Pauluse või üleüldse pühakirja arusaamisega, lihtsalt asjad võtavad aega ja ka traditsioonide kujunemine ei toimu mitte ühe hetkega, vaid põlvkondade ja aastasadade jooksul. Aga esmalt on siiski oluline, et me peame meeles, et me rõõmustame sellepärast, et issand on meie ligi. Ja eks seegi ole ju jõulude keskne sõnum. Me nimetame ju prohvet Jesaja raamatu alusel meie õnnistegijat Jeesust Kristust muude nimede või tiitlite hulgas Immanueliks ja Immanuel tähendabki just nimelt seda. Jumal on meiega. Jumal on tulnud meie juurde, ta on meie ligi ja nii nagu seesama apostel Paulus ütleb, mitte miski ei saa meid lahutada tema armastusest, Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses. Aga kuna see epistel ei ole meie tänaseks advendiaja 3. pühapäeva epistliks, siis ma sellel praegu pikemalt ei peatu, lihtsalt rõhutan veel kord, et meil on põhjust olla rõõmsad nii saabuvate jõulupühade kui veelgi enam issanda ligiolu ja temas teostunud lunastuse pärast. Aga ma tahan minna nüüd selle pühakirja teksti juurde, mis on meie kiriku kalendri järgi antud meile tänaseks epistliks. Ja see on pärit ühest sellisest Uue Testamendi kirjast, mis nii nagu ma eelmisel korral nimetasin, Heebrea kirigi tihtipeale tekitab inimestes teatavat
ebamugavust või koguni hirmu, kuna see kiri räägib lõpuaegadest või viimsetest aegadest ja kõneleb üsna karme sõnu eeskätt nende kohta, kes inimesi eksitavad valeõpetustega, aga ka nende kohta, kes meelitavad teisi kõlvatule elule. Ma kõnelen apostel Peetruse teisest kirjast, mille me leiame üsna Uue Testamendi lõpuosast ja meie tänane evangeelium on võetud selle kirja esimesest peatükist, salmidest 19 kuni 21 ja ma loen selle teile ette, aga ma loen selle teile ette mitte meie viimase piiblitõlke järgi, vaid vanema 1968. aasta tõlke järgi, kuna minu meelest on seal tõlgitud kreekakeelsest originaaltekstist täpsemalt. Ja eriti ma pean silmas siin esimest ehk siis 19. salmi. Meie kirjalõik kõlab nõnda. Ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui küünalt, mis paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis. Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohveti kuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks. Sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Selline lühike kirjalõik, mis räägib meile sellest, kuivõrd oluline on Jumala sõna alusele jäämine, enda sellest juhatada ja valgustada, laskmine, hoidumine selle omavolilisest seletamisest ning loomulikult hoidumine ka sellele midagi oma peast välja mõeldud lisamast. Meie viimases piiblitõlkes on selle lõigu algus veidi teistsugune ja see erinevus on oluline sellepärast, et see kirjalõik kas kinnitab meile seda, et pühakirja sõna on veelgi kindlam kui inimese isiklikud usukogemused või täpselt vastupidi, et inimese isiklikud usukogemused oleksid justkui tähtsamad ja kindlamad kui Jumala sõna. Nimelt räägib Peetrus siin vahetult enne seda meie tänast lõiku ühest isiklikust kogemusest. Nimelt sellest, kuidas tema ja 12 apostlit, Jaakobus ja Johannes, läksid koos Jeesusega ühele mäele ja Jeesus muudeti seal nende silme ees. Nad nägid tema jumalikku kirkust ja lisaks sellele kuulsid nad ka taevast isa häält, kes ütles, et see on minu armas poeg, teda kuulake. See oli Peetruse isiklik kogemus, mis andis talle sellise kindluse, et mitte miski ei suutnud tema usku kõigutada. Jah, me teame, et ega Peetruse usutee ei kulgenud konarusteta ja takistusteta ja käänudeta, aga need olid põhjustatud mitte tema usu nõtrusest, vaid võiksime öelda tema lihalikust nõtrusest, tema inimlikust argusest, mis kahtlemata ei ole mingi kiiduväärt omadus, aga on siiski parem kui usu kaotamine. Jeesus andis Peetrusele tema salgamise andeks, me teame seda, küsides Peetruselt pärast ülestõusmist 3 korda, kas sa armastad mind. Peetrus kinnitas
oma armastust ja oma usku ja me teame ka seda, et ta suri hiljem Kristusest tunnistust andes, see tähendab märtri surma. Ja siin selles oma kirjas ütleb ta, et see kogemus, Jeesuse jumalikkuse nägemine seal muutmismäel oli tema jaoks põhjapaneva tähendusega. Aga nüüd ta jätkab ja kui me loeme seda Uue Testamendi kreekakeelset teksti, siis minu meelest on see 1968. aasta tõlge täpsem. Meil on midagi veel kindlamat. Meil on isiklikust kogemusest midagi veelgi kindlamat. Ja see on, nagu Peetrus siin ütleb, prohvetlik sõna või pühakirja sõna. Sest et inimlik kogemus võib teinekord olla petlik või kui tulevad teised kogemused, siis need võivad kuidagi õõnestada seda meie veendumust eelmises kogemuses. Aga Jumala sõna on kindel ja muutumatu. Ja seda me peame tähele panema, nagu siin öeldakse, otse kui küünalt või nagu võiks tõlkida ka otse kui lampi, lühtrit, sellest kreekakeelsest sõnast, mida siin kasutatakse, on tulnud eesti keelde ka sõna lühter, nii et tegemist ei ole mitte üksiku küünlaga, mitte vaevu kuidagi valgust andva lambikesega, vaid tõesti lühtriga, särava valgusega, et te panete seda tähele kui valgust, kui lampi, kui küünalt, kui lühtrit, mis paistab pimedas paigas. Ja see pime paik on see patune langenud maailm, kus on nii palju ohtusid, nii palju eksitusi, nii palju sellist, mis võib inimest kurjale teele viia, ahvatleda, kõlvatusse juhtida või ka lihtsalt inimese usu ja lootuse ära võtta. Me teame ju, et seda juhtub. Kui me vaatame enda ümber, me näeme seal nii ühte kui teist. Me näeme seal täiesti inimvääritut elu, me näeme seal ka palju kurja, me näeme seal ka palju lootusetust, meeleheidet. Ma ei taha kõike seda rõhutada, aga me teame, et see on paraku osa, lahutamatu osa meie maailmast, meie elust langenud inimestena, Aadama ja Eeva lastena. Ja selles pimeduses paistab Jumala sõna kui lamp, kui valgus, kui tõrvik, mis meid julgustab, mis annab meile lootust, aga mis meid ka juhatab, mida järgides me teame, et me oleme õigel teel ja see õige tee viib meid Jumala juurde. Me võime öelda koos Kristuse endaga, et selleks õigeks teeks ongi Kristus, Jumala inimeseks saanud sõna. Tema on tee ja tõde ja elu. Ja nii me näeme, et tegelikult meil ei ole vaja vastandada seda Kristuse isiklikku kogemist, tema ligiolu, tajumist, tunnetamist usu läbi ja pühakirja sõna, sest et Kristus ise on Jumala sõna, ka meile kõneldud, meie juurde saadetud sõna selleks, et avada meile Jumala olemus, Jumala olemise rikkus, Jumala armastuse saladused, selleks, et ühendada meid taas meie elu ja olemise allikaga. Aga ka see kirja pandud, kõigepealt prohvetite poolt kuulutatud ja siis kirja pandud Jumala sõna on tõepoolest Jumala sõna, Jumala kõne meile. See on valgus, mida järgides me ei eksi. Muidugi, siin on väga oluline pidada meeles seda, mida Peetrus ütleb järgmises salmis, et ükski prohveti kuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks. Ja see ei ole ka kellegi omavoliline või isepäine väljamõeldis. Kuna see on Jumala sõna, siis tuleb seda ka sellisena võtta
ja sellisena seletada ja mõista. Ja tegelikult on siin 2 väga olulist printsiipi, mida ma tahan siinkohal nimetada ja rõhutada. Esiteks see, mida kinnitab Kristus ise mitmel korral, et kogu pühakiri kuulutab temast. Kogu pühakiri, ka Vana Testament, annab tunnistust Kristusest. Kristusest, kes on see, kes ühendab meid taas Jumalaga. Kogu pühakiri on selle rõõmusõnumi, selle evangeeliumi teenistuses. Nii et kui me tahame pühakirja õigesti mõista, siis me peame seletama seda Kristusest lähtudes, Kristuse keskselt. See on äärmiselt oluline. Kui me võtame näiteks Vana Testamendi prohvetid, võib-olla ühe tuntumatest, ennäe neitsi, saab käima peale või jääb lapse ootele ja toob ilmale poja, siis me teame, et see on ettekuulutus Kristusest. Jah, sellel prohveti kuulutusel oli oma koht ka omas ajas, aga esimeses järjekorras kõneleb see, kuulutab see Kristusest, kes on Neitsi Maarja poeg, tulnud selleks, et olla Immanuel, et ühendada meid taas Jumalaga. Ja nii me peame lähenema ka kõigile teistele prohveti kuulutustele ja pühakirja kohtadele. Mulle tuleb meelde näiteks see, kuidas apostel Paulus ütleb selle kalju kohta, millest Iisraeli lapsed jõid kõrbes vett, et see kalju on Kristus, kellest me kõik joome vaimulikku jooki. Nii et see, mida ma just praegu ütlesin, ei ole minu väljamõeldis, vaid see on pühakirja enda tunnistus. Ja siit me jõuamegi nüüd teise printsiibi juurde pühakirja lugemisel ja seletamisel. Ja see on see, et pühakiri on täiesti võimeline, suuteline seletama ennast ise. See tähendab seda, et kui me otsime selgitust pühakirja tähendusele, siis kõige parem koht, kust me seda selgitust otsime ja kust me sellega leiame, on seesama pühakiri. Pühakiri on lõpmatult rikas aardekamber, kust me võime leida üha uusi ja uusi varandusi, üha uut ja uut elavat vett, mis meid joodab ja kosutab, üha uut ja uut valgust, mis meid juhatab kuni selle hetkeni, mil me seda enam ei vaja. Sest see hetk tuleb. Apostel Peetrus ütleb siin, see paistab pimedas paigas, kuni päev jõuab kätte ning koidutäht tõuseb teie südameis. Tegelikult originaalist tõlkides võiks seda väljendada märksa poeetilisemalt, kuni päevavalgus murrab läbi. See on väljend, mida apostel Peetrus siin kasutab. Ning koidutäht, see, kes kuulutab valgust ja kannab valgust, tõuseb meie enda südames. See tähendab, saab osaks meist endist. Ja kes on see koidutäht? See on meie õnnistegija Jeesus Kristus. Nii nimetab ta ennast ise ju Johannese ilmutusraamatus. See tähendab, et apostel Peetrus viitab siin ka Kristuse tagasitulekule aegade lõpul. Ja see ongi õigupoolest selle tema teise kirja peamine sõnum, et Kristus tuleb tagasi, et need vanad tõotused, need prohveti kuulutused lähevad täide. See Peetruse teine kiri on suunatud peamiselt just nende eksiõpetajate või pilkajate vastu, kes ütlesid, et mingit issanda tagasitulekut ei ole. Peetrus ütleb, et on, see tuleb, selleks on vaja valmis olla. Ja kui Kristus tuleb, siis see tähendab, et me kõik peame seisma ka tema kohtujärje ees. Õiged lähevad siis igavesse ellu, siis kui ta loob uued taevad ja uue maa, aga ülekohtused paraku igavesse tulle, milles hukkuvad praegused taevad ja praegune maa. Jah, ma ütlesin ennist, et see kiri, see Peetruse teine kiri on üsna karm ja tõsine, aga see on oluline, sest siin on tegemist elu ja surma küsimustega, igavese elu ja igavese surma küsimustega. Jumal on teinud kõik selleks,
et me võiksime pärida igavese elu. Ta on kinkinud oma poja, kes on kannatanud ja surnud meie eest, kes on meilegi oma ülestõusmisega avanud tee igavesse ellu ja kes tuleb tagasi selleks, et võtta meid enese juurde, selleks, et murda läbi pimeduse kui päeva valgus, selleks, et tõusta otse kui koidutäht meie südames, selleks, et me võiksime leida temas tõelise ja igavese elu, jääda igavesti temasse, nii nagu tema jääb igavesti meisse. Aga et see võiks sündida, selleks me peame praegu järgima seda valgust, milleks on meile Jumala sõna, see isiklikust kogemusest veelgi kindlam prohvetlik sõna, mis paistab pimedas paigas otse kui küünal või lamp ja mida järgides me ei heksi ega hukku. Aga mida järgides me peame, nagu ma juba ütlesin, meeles pidama, et see sõna ei ole meile antud omavolilise seletuse jaoks, vaid seda tuleb mõista ja seletada, lähtudes Kristusest endast ja sellesama sõna enda alusel sellega igal juhul kooskõlas. Apostel Peetrus jätkab öeldes, et inimese tahtel ei ole iial ühtki prohveti kuulutust esile toodud. See ei ole mitte inimese sõna. See ei tulene mitte inimlikust tahtest. Jah, inimesed räägivad väga paljusid asju ja tihtipeale nimetavad seda, mida nad räägivad, ka prohvetlikuks. Aga kui see esiteks ei kuuluta Kristust ja teiseks ei ole kooskõlas Jumala püha sõnaga, siis on see üksnes inimlik kõne, mis ei pruugi olla alati kahjulik, aga on igal juhul ohtlik ja ära rääkimata ohtlik siis, kui seda esitatakse Jumala sõnana, aga see tegelikult juhib Kristusest ja see tähendab ka Jumalast, tõest ja tõelisest elust eemale, mitte selle poole. Me peame pidama meeles seda, et Jumala sõna sellisena, nagu see on meile antud kiriku kaudu, kiriku poolt, on tõepoolest sündinud Jumala vaimust. Jumala vaimust, pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Kui me tõlgiksime kreekakeelsest originaalist otse või täpsemalt, siis tuleks öelda, et nad on rääkinud seda, mis on tulnud välja Jumalast endast. Jumal ise on andnud püha vaimu kaudu prohvetitele ja kõigile neile, kes on pühakirja sõna kirja pannud, oma sõna, oma sõnumi. Jah, see on Jumala sõna inimlikus kuues, nagu vahel öeldakse, see on kirja pandud inimeste keelte abil, heebrea ja kreeka keele abil, mõned kohad ka aramea keeles. See on kirja pandud vastavalt nende inimeste oskustele, annetele, kes selle ülesande said, aga see on Jumala sõna. Ja seda ei ole vaja omaks võtta mitte lihtsalt sellepärast, et nii on justkui õige või et see kuidagi formaalselt vastaks tõele, vaid sellepärast, et see on meie jaoks eluallikas. Nagu ma juba ütlesin, see on elu ja surma küsimus. Jah, muidugi inimese jaoks on oluline ka see, et kõik, mida ta teeb ja usub ja kõneleb, oleks kooskõlas tõega. See on absoluutselt oluline, sest Jumal ise on tõde. Aga Jumala sõna puhul ei ole küsimus mitte ainult selles, et kas see on formaalselt tõde või mitte, vaid küsimus on ju eeskätt selles sõnumis, mille eesmärgiks on, et me ei hukkuks, vaid võiksime pääseda ja pärida igavese elu. Kui sa oled näiteks ületamas sõiduteed ja vajunud mõttesse ja ei märka, et sinu suunas sõidab suure kiirusega üks auto ja keegi hüüab sulle ettevaatust auto, siis ei ole ju kõige tähtsam mitte see,
mitte arutleda selle üle, kas see, mida ta nüüd ütleb, on tõde või mitte, isegi kui see on absoluutne tõde, vaid kõige tähtsam on see, et sa ennast selle sinu suunas tuleva auto eest hoiad. Et sa ellu jääd. See on tähtis. Jumala sõna on antud meile mitte selleks, et me lihtsalt teaksime midagi, mis on tõde, vaid see on antud meile selleks, et me võiksime ellu jääda, et me võiksime pääseda, et me võiksime pärida igavese elu. Sellest analoogiast, mida ma tõin kinni hakates, võiks muidugi veel öelda, et Jumal mitte lihtsalt ei hüüa meile eemalt, et auto tuleb, vaid ta tuleb või ta läkitab oma poja, kes tuleb selleks, et tõepoolest meid selle auto eest ära tõmmata või ära lükata, hoolimata sellest, et ta seejuures ise selle auto poolt löögi saab ja sureb. Nii nagu Kristus suri meie pattude pärast meie eest risti puul. Ta tuli ja andis ennast, sest tema armastus meie vastu on nii suur. Ja sellepärast on muidugi selge, et Jumala suurim sõnum, Jumala sõna suure algustähega on just nimelt Jeesus Kristus, kes on tulnud ja ennast meie eest andnud ja kelle tulemist, kelle sündimist inimlapsena siia maailma me peagi taas tähistame ja kelle taastulekut me rõõmuga ootame. Ma ei tahaks, et me ootaksime seda hirmuga. Jah, ma ütlesin, et me peame siis seisma tema kohtujärgi ees, aga me võime teada, et ta on meie lunastaja ja tema armastus katab kinni meie pattude hulga, kui me vaid usaldame ennast tema kätte. See ei tähenda, et me võiksime muutuda hooletuks või hoolimatuks, sest Jumala sõna järgimine tähendab ka seda, et me püüame elada kooskõlas tema tahtega. Kui te ei usu, mida ma praegu ütlesin, lugege seda sama apostel Peetruse 2. kirja ja ka kõiki teisi pühakirja raamatuid ja te näete, et see on nii. Aga see, kes on meie heaks kõik juba teinud, kes on meid lunastanud, on ikkagi Jumal oma ainusündinud pojas Jeesuses Kristuses. Ja ka tema sõna, mida me loeme, mida me seletame ja mida me järgime, on antud meile selleks, et meil oleks tõeline elu. Te näete, sellel pühapäeval, mis kutsub meid rõõmustama, on meil rohkesti põhjust rõõmustada. Olgem siis rõõmsad, issand on ligidal, mitte ainult jõulupühadel, vaid alati, sest Jumala ainusündinud poeg on saanud inimeseks. Ta on Immanuel, ta on Jumal meiega.